Tere! Täna tuleb meil huvitav teema videos. Kuidas internetis rikkaks saada? Sest internet on ju imede maa ja seetõttu paljud, 10 000, 100 000, miljonid inimesed üle maailma usuvad ja loodavad, et kuskil on peidus üks imeline rahapada, mida üles kaevata ja mis siis õnne majja toob. Ja neid võimalusi on nii palju. Miks mitte tegeleda dropshippinguga ehk siis sa müüd kaupa ja siis keegi teine saadab selle kauba ära. Print on demand, et lood mingid lahenda kujundusega T-särgid. Lased AI-l tooteid teha. Võimalusi on ja on. Kahjuks internet ei ole imede maa. Internet antud juhul on pigem lollide maa. Kuigi ma pean tunnistama, et igas jamas on killuke tõtt. Ja seega ma salvestasin mõned TikTokid endale ning vaatame koos, milline osa on tõde, milline osa on vale ja kas ja kuidas üldse internetis siis on võimalik raha teenida. Ja muidugi, tere, minu nimi on Diana Põudel, olen digi- ja meediapädevuste koolitaja ning siin kanalis siis teengi igasuguseid digi- ja interneti teemalisi videosid. Nüüd on mul eesmärk jaanipäevaks kokku saada 2000 jälgijat kanalile, nii et kui sulle meeldivad sellised teemad ja eestikeelne sisu, siis palun vajuta liitu kanaliga. Aitäh! Aga hakkame siis TikToki vaatama. I make 6 figures purely online as a teenager. Kes meist ei tahaks endale noort, kes teenib 6-kohalisi summasi? I want to show you guys that it's really not as hard as you may think it is. I've tried about every side hustle that possibly exists, so I'm going to kind of tell you guys the most successful one that I found. Siin ta paneb kohe paika ka ekspertsus hoolimata noorest east, et ta on proovinud kõiki side hustleid, mis on, ja nüüd ta räägib, milline neist oli kõige parem. And the one that's made me the most amount of passive income. It's called Print on Demand, and I use Printify as my print on demand site. And let me just tell you why this is the best option you'll find. You don't need to keep any inventory. You don't need to ship things to customers. You don't need to actually make products physically in your home. Ja see on tegelikult väga oluline, sest kui sa teed e-poodi või ma olen siin teinud raamatuid ja mänge, siis õnneks minul on garaaž, kus asju hoida, aga kui sul ei ole, siis tegelikult see e-kaubandus väikeses korteris võib olla üsna tüütum. Ja samuti see, et kui sa laovarud ostad, siis sa paned ju mingi raha alla. Ehk siis see osa, et sa pakud lisaväärtust ja ei hoia seda, miks mitte. All you have to do is design products and upload them to a website, and that's it. You can literally use Canva to upload non-copyright designs onto t-shirts and sell the t-shirts on your Shopify or Etsy. And from there, when a customer orders your product, Printify will make and ship your product for you. So that's all you do. Nii, aga nüüd ta kordab kogu aeg it's all you do. Ehk kõik, mida sa tegema pead, on teed Canvas kujunduse, disainid Printify's tooted, paned Etsisse või oma Shopify poodi müüki ja rikkus tuleb. Tegelikult on nii, et see on see koht, kus alles päris töö algab. Selleks, et tooteid on internet täis ja miks keegi peaks tulema sinu toodet ostma. Kogu see turunduse ja kõik muu on see kõige keerulisem osa. Kusjuures ma isegi usun, et sellel neiul võib asi toimida, sest kui me vaatame ta TikToki lehte, siis tal on peaaegu 300 000 followeri. Ehk siis temal on olemas kliendibaas, kellele oma lahedaid kujundusi müüa. Aga kui sa oled inimene nagu tavaline inimene, kellel on paarsada sõpra, siis sellisel juhul, jah, sa võid proovida. Selles suhtes selle äri saab ära katsetada suhteliselt nullkuludega. Lihtsalt ära hakka kuskilt ostma mingit lisaõpetust, otsi internetis, kuidas turundada, kuidas teha ja katseta. Aga rikkust, sest ära unusta, et ütleme, et sa müüd 25 euriga mingit T-särki, mis on väga kõrge hind T-särgi eest, kui sa oled tundmatu tegija. Siis sellest läheb umbes 15 Printify'le selle T-särgi ja prindi eest. Ja siis läheb 5 euri umbes Etsile komisjoni tasuks. Ja eeldame, et transpordi maksab klient eraldi veel kinni, siis jääb sulle 5 euri. Aga kohe, kui mõni klient tahab tagastada, ütleb, et toode pole kohale jõudnud, siis sa oled omadega piiks kohas. Ehk siis jah, see ei ole ebarealistlik, aga see ei ole paha mõte katsetada, aga see kindlasti ei too seda rikkust. Ja digitaalne turundus või igasugune internetiturundus, väga soovitan seda teemat õppida. Ükskõik, kas sa tegeled koolitustega, asjade müügiga, mis iganes. See oskus, kuidas internetis viia läbi selle infomüra, info oma toote, teenuse, mis iganes kohta kliendini,
on minu meelest hädavajalik oskus, mida me peaksime koolides õpetama. Aga see muidugi ei tähenda seda, et see, mida nad väidavad, et õpid 1 päeva ja saad selgeks, see ei ole see. Ghostwake kirjutab copywriterina tekste, ma kardan, et see amet läheb ChatGPT-le lähiajal, juba on nähtud videosi. Dropshipping. No see ongi see, et valid, ma ei tea, kuskil Alibabast välja unika tooteid, teed enda e-poe, paned sinna komisjonitasu juurde ja ühendad oma e-poe siis põhimõtteliselt Alibaba või mis iganes. Ja kui keegi tellib, siis see Hiina kaupmees paneb asja teele. Põhimõtteliselt püüad kallimalt müüa seda, mis on kuskil demos. Taaskord, ta on suhteliselt väikese alginvesteeringuga asi. Miks mitte katsetada, kui sa tahad katsetada nii-öelda äritegemist, aga ära jumala eest arva, et see kuidagi sind rikkaks teeb. See annab sulle lihtsalt väärtusliku praktilise kogemuse. Ja sisuloome, TikToki, YouTube'i kanali, ma isegi, miks ma seda YouTube'i kanalit teen, seal on mitmeid põhjuseid. Aga üks on see, et ma tunnen, et proovides erinevaid videoformaate ja asju, siin ma õpin ise ka koolitajana, kuidas asju selgitada, samuti mul järjest rohkem tellitakse nii-öelda virtuaalseid koolitusi, et isegi nii, et ma, isegi need, kes mu koolitustel on, ei ole Eestis, mul viimasel ajal on päris palju selliseid mingeid Euroopa projekte ja muud. Ehk siis selline virtuaalne eneseesitlemine, see kõik on vajalik, kuidas kasutada erinevaid digiseadmeid, milliseid programme, kuidas valgustust teha. Have fun, aga taaskord, rikkaks saamine ei ole lihtne, sest konkurents on tihe. Ja Amazon, KDP, digitaalsed e-raamatud ja kõik see. Olles inimene, kes isegi kirjutas oma raamatu 2 nädalaga valmis, näete, ma teen reklaami ka nüüd, kuigi teda väga ei ole, vist seal Buy Me Coffee lehel mul veel mõned on müügis. Kirjutasin 2 nädalaga valmis, aga ma võin öelda, et see valmis kirjutamine oli siin kõige väiksem mure. Alles siis, kui teda tuli kirjastada, müüa ja isegi kuigi ma Eestis olen võib-olla interneti turvalisuse teemal üsna nähtaval, siis see ei ole lihtne inimesi panna raamatut ostma. Nüüd ma panen siia video alla kirjeldusse tegelikult, kui te panete mulle subscribe'i like'i, siis võite minna sinna linki ja laadida e-raamatu täiesti tasuta. Väike altkäemaks. Aga ehk siis taaskord, mitte pahad ideed, aga ükski neist suurt rikkust majja ei too. No one talks about how all you have to do to make $10,000 a month is make $322 every day. Yesterday, I didn't even do anything for work and I still made $324. If you can sell something that's $50 7 times a day, you're at $10,000 a month. Ja täiesti õige jutt. Matemaatiliselt klapib, kui sa tahad saada käive 10 000, pead iga päev tegema kuskil, ütleme 330 käivet ja nii edasi. Ehk siis siiani on ju jutt väga loogiline. Ei saa kuidagi vastu vaielda. Another thing that absolutely no one is talking about is selling AI-generated art online. This is exactly what I do, and this is what made me $324 just yesterday alone. You probably hear the word AI and think it's super complicated, but all I do is give AI a prompt for an image I want to see, and it generates an image for me in seconds. You can literally generate these images for free. You can just go. Põhimõtteliselt, kui midagi on nii lihtne toota, siis miks peaks keegi selle eest maksma 50? Siis sa pead olema ikka nii hea müügimees, et suudad Eskimole on ju jääd müüa ja kõrbes liiva maha ärida. Et kindlasti kõik on võimalik müüa. Aga kui sa oled nii hea müügimees, siis sa ei pea mingi interneti side hustle'iga tegelema. Go to Instagram and do the Ask Meta AI. Ask it to generate you an image and it will generate you an image in seconds. And if you're like me when I started, I couldn't come up with any ideas to create an actual cool image. So if you can't come up with any ideas, just ask ChatGPT to come up with prompts for you. Problem solved. And then take... Kusjuures see ChatGPT idee ei ole üldse halb. Mul oli mingi hetk, ma pidin tegema koolituse täiesti uuele seltskonnale ja mul oli vaja teistmoodi pilte. Mul olid slaidid tehtud, sisu tehtud, aga pilte ei olnud ja mul oli niimoodi umbes 2 tundi aega koolituseni. Ja siis ma söötsin need slaidid ChatGPT-sse sisse ja palusin iga slaidi kohta teha 3 prompti, mida ma saan Midjourney'sse sisse kopeerida. Ja põhimõtteliselt ma tegingi mingi 30-40 pilti seal 2 tunniga tänu sellele ChatGPT promptid Midjourney'sse. Ja see oli väga lahe, see oli noorsootöö koolitus ja seal pärast kõik ei saanud arugi, et need on tegelikult tehisintellekti loodud pildid.
Ehk siis see idee toimib, kui sul ideid ei ole, siis lase ChatGPTil prompti teha. See ei ole paha idee. These images and I sell them on my exclusive wallpaper subscription, or I sell them individually to stock photo sites, or Jah, stock fotosaidid on väga hädas sellega, et seda AI genereeritud jama neile järjest rohkem üles laetakse. Ja no kes peaks maksma mingit 50 € postri eest, mille on loonud AI? Et see koht on see, kus asi läheb kahtlaseks. Aga vaatame korraks, kas ta müüb labidaid ka. Jaa, näed, labidad on siin. Näed. Ja see, mis tema 50 € toode ongi see, et ta müüb sulle toodet, kuidas müüa AI genereeritud sisu. Ehk ta ei müü seda kunsti, vaid ta müüb sulle õpetust. Jah, see on kuidagi püramiidi kujuline, kõik see tundub nii, aga vaatame edasi. Here's a remote job that almost nobody knows about, and I've been doing it for almost 4 years now. And it's completely changed my life. I make a really good 6 figures doing it. I do it from home or remote. It's called remote closing or high ticket closing. And no, it's not in the real estate field. Okay, so here's like the breakdown of what remote closing is. It's basically where a business or company, an influencer has a high ticket product. That's usually like a course, a coaching program, a software, and something that's high ticket. That means it's over $3,000, clear up to $50,000. Põhimõtteliselt, et sa saad komisjonitasu, kui sa müüd 1000 eurosi maksvaid koolitusprogramme. Kui sa juba nii osav oled, et sa suudad neid müüa, siis ma ütleksin, et ega hea müügimees on väga nõutud kaup. Ja selles osas igasugune müügitöö harjutamine on väga-väga hea, aga taaskord on jama selles, et siin vaatame tema labidat või kaarti. Ja näete, tema küll on ainult 20 € tahab praegu kaidi eest, aga üldiselt see süsteem käib nii, et sa algul ostad see 20 € ja siis kutsutakse siin mingisse gruppi. Teised teenivad seal väidetavalt 1000, sina ikka ei teeni midagi, siis öeldakse, oi, aga näed, üks kursus veel, üks see. Ja sulle pakutakse järjest kallimaid asju, see on see Cialdini mõjustamise ja see mitte vastastikus, järjekindluse teema. Et kui see juba, põhimõtteliselt Eesti vanasõna, annad sõrme, võetakse käsi. Nii. Aga jaa, et taaskord. Kusjuures, ma pean ütlema, ma ei tee päris random, mul on list tehtud, seega ma olen neid videosi näinud, et see naine, jah, ta teenis selle raha. Ja ma pean ütlema, et see naine on päris tegus naine, sest tal on palju uhkeid artikleid, asju, aga seal on ka kirjas, et ta 4 aastat ja see on hoopis enne, kui see AI tuli. Ja kui Canva neid asju oli palju keerulisem teha ja pakkumist oli palju vähem ja nõudlust rohkem. Ehk siis, jah, see on tehtud, aga ajakontekst on teine. Ja tänasel päeval, kus kõik te üritavad Canvas sarnast asja teha, siis see asi lihtsalt ei toimi enam. Aga ei, muidu ma ütlen, et kui sa näed 10 aastat vaeva, teed endale ajakirjanikest su võrgustikku, korralikku PR-tööd, müüki õpid ka ja hästi kujundab. Jah, sa saad hea sissetuleku, aga see ei juhtu üleöö. To make $1,000 a day online, we really only need to sell $20, $50 digital products per day, which is less than 1 per hour. And there are billions of people on this earth. So if you don't think you could sell just 20 digital products a day, you are... Jälle, millegipärast meesterahvastele meeldib sellist elementaarset matemaatikat näidata, et nad oskavad. Ei vaidle vastu, 20 korda 50 on 1000 ja taaskord on see, et mingi digital, siin ongi mingi dropshipping, põhimõtteliselt ongi mingi kursuse müük, vaatame korraks tema labida ka üle. Nii. Jaa, Free App, ta müüb ka seda, tema digitaalne toode, millega ta teenib, on. Põhimõtteliselt ongi see kõik üks püramiidiskeem, et teeni raha sellega, et õpetada teisi rikkaks saama. Aga mitte keegi neist ei ole rikkaks saanud millegi muuga kui, ja suure tõenäosusega ei ole nad ka sellega saanud. Things you can do on Fiverr to pay your rent every single month. Fiverr mulle meeldib, sealt ma ise tellin ka vahepeal asju. One, you won't believe it even exists. You just go to Fiverr, create a gig where you just get paid to listen. Executives will pay you somewhere around $100 and you won't even have to talk. Number 2.
ma ei kujuta ette, mis see listen on, et aga noh, seal Fiverris on igasuguseid veidraidki. Aga point on selles, et mina tellin Fiverris sellepärast, et seda on palju odavam teha kui Eestis teenust tellida. Ja noh, lihtsam leida ka. Et seal saab mingi 10 euriga täitsa korraliku thumbnaili kujunduse või asja 20 euriga. Ehk siis see ei ole kindlasti rahapada ja seal on üle maailma inimesed koos ja mingi indialane kujundab väga vingeid asju kas või tunde ja küsib ikka vähem raha. Ehk siis jah, aga taaskord ma soovitan noortele eriti, kui teil on mingeid oskusi, kujundamise oskus, video tegemise oskus, helioskus, minge pange Fiverri listing üles, ei te ei teeni miljoneid, aga täitsa korraliku taskuraha võib teenida küll. Et selles suhtes ei vaidle vastu A Fiverrile. stupid easy side hustle to make 50K per month on Instagram Reels with 0 followers. This can be done at home and it's pretty much just copy and paste. So first you're going to want to sign up for all the affiliate networks like clickbank.com, CJ Affiliate, and ShareSale. Then you want to look for the easiest and the hottest offers to promote. Põhimõtteliselt see on jama jutt, et sul ei ole vaja jälgeid, sul ei ole vaja midagi, aga raha tuleb nagu ludinal. Taaskord. Jep, siin on, näete, Labidas on Meets Robinson, ta müüb vist kellegi teise kursust, see ei ole isegi ta enda bränditud. Või on? Näed, beginner friendly, Ja põhimõtteliselt ma ei hakka praegu kõike läbi klikkima, aga üldiselt mulle üritati, siis kui ma neid kokku panin, igasuguseid siin poole tuhande euroseid kursuseid müüa. I made over $120,000 last month using this exact business model. Ja see, et pole vaja jälgeid, pole vaja nägu näidata, see kõik on selline, ma ei viitsi isegi seda. Veel üks asi, ärge uskuge neid kuvatõmmiseid. Ma võin teile teha täiesti see YouTube'i video, kuidas teha ükskõik mis kuvatõmmist. Kui tahate, ma võin teile teha kuvatõmmise, kus mu YouTube'i kanalil on 1 miljon vaatajat ja unik muud nänni. See ei ole raske. See on nii basic Photoshop skills, et siin inimesed valetavad väga julmalt. Ja see faceless kanal, jah, on võimalik teha, ma võin teile siia alla panna, mul on üks väga lemmik faceless kanal on How Money Works, mida ma vaatan, kus ma ei tea, kes seal taga on, ma pole ta kordagi näinud, ta teeb väga häid videosi, soovitan, aga ikkagi, ega see, et sa nägu ei näita selle, mul on palju lihtsam siin nägu näidata ja video teha, kui seda korralikku videot nii, et ma panen mingitest muudest klippidest kokku. See faceless... Selling faceless reels can earn you between $200 and $400 per day, and getting started is incredibly easy. You don't even have to create the reels yourself. Let me show you how. First, you'll purchase this $19 bundle of faceless reels, which includes over 400 ready-to-use videos. After purchasing... Põhimõtteliselt ostad temalt bundli, kus on need faceless reelsid ja siis hakkad äri tegema. Tema äri muidugi on müüa sulle see faceless reelside bundle. Ja sina ei teeni sealt midagi. If you are going to listen to any dropshipping advice, let it be this dropshipping advice. Anybody who is making money with dropshipping right now and who will be making money in 2025 is most likely selling a problem-solving product. See on turunduse ABC, et sinu toode või teenus peab kliendi probleemi lahendama. Kui seda see noor neiu alles nüüd teada sai, siis tal on pikk tee veel minna õppimise juures. Aga vaatame, tal ei olegi veel midagi, ta võib olla, aga tal on muidugi jälle üle 300,000 followeri, nii et kindlasti ta suudab midagi maha müüa. Ehk siis ta oskab enda kanalit luua. Selles suhtes... Sell these 3 dropshipping products to make $100K or more before the year ends. Product number 1, the Dual Untangled Dog Leash. This product... Kui palju teie tunnete inimesi, kellel on 2 koera? See on juba üsna väike, aga okei. is totally new to the market and it's going super viral right now. It helps you to walk 2 dogs at the same time without their leashes tangling, which is a problem-solving product and the competition is relatively low. Product number 2, the Jelly. Põhimõtteliselt siin ongi mingid suhteliselt mõttetud tooted ja siis väidetavalt suudad nendega teenida palju. I'll show you 4 super creative ways to start making money without any investment, only your creativity and your effort. You need to put the work.
Let me show you. So I don't know if you know it, but you can create your own Adidas t-shirts or Adidas sportswear completely. Okei, nüüd sa põhimõtteliselt saad ka tellida Adidase märgiga särgi ja siis seda müüa, aga no taaskord. I don't understand why more women aren't into crypto because you're just letting all the boys make the money. Like, Selle ma panin siia sellepärast, et see algus mulle meeldis, et miks kõik poisid ainult tegelevad, aga võib-olla krüptoga ei tegele naised sellepärast, et naised on ratsionaalsemad, vajavad elus vähem riski ja on rohkem maa peal, aga jaa. Aga ma ei hakka siin ta pikalt räägib, aga põhimõtteliselt alguses ajas segadusse see, et tema kontol ei ole nagu nii-öelda linki, et hakkame krüptoga kauplema. Aga kui ma natukene scrollisin ta videosi läbi, siis tuli kohe välja, et ta soovitab siin teiste kontosi ja ta on mingil krüptoseminaril, ehk siis tema hetkel nii-öelda teeb müügitööd mingitele teistele, kes siis müüvad kursi. Did you know that during the last crypto bull run, someone turned a small 8,000? Can you show us how to trade? Of course, I got you, bro. In order to trade, you got to look at some charts. We're going to go to Google and type in TradingView. Next part's simple, just pick anything that you want to trade. Crypto is pretty dope, so we're going to do Bitcoin. So before placing a trade, you need to figure out what the heck's going on. To get a better idea, I placed down some key levels. Pretty much an area which is acting as Okei, ma ei hakka pikemalt, aga kui te satute see krüptoteemadele või forex tradingule, siis nad räägivad siin hästi palju nendest nii-öelda graafiku analüüsimisest. Ma olen isegi mingit finantsanalüüsi basic'ut õppinud, kus nii-öelda firma väärtust arvutatakse ja siis selle põhjal hinnatakse, mis on loogiline aktsiahind ja seal olid kunagi valemid taga. Nüüd vaadates Tesla aktsiahinda, siis nüüd on usk, lootus ja armastus see, mis turgu mõjutab. Aga põhimõtteliselt kogu see teadus siin taga on umbes sama usaldusväärne kui teelehtede pealt lugemine või käejoonte lugemine. Jah, kui sa usud sellistesse asjadesse, siis ma usun, et see kõik võib olla loogiline, aga siin ei ole teadust taga. Põhimõtteliselt, kuna krüptol ei ole iseenesest sellist sisemist väärtust, siis teda ei saagi. Saab et eelmine kord juhtus nii. Aga krüpto sõltub sellest, mida Elon Musk täna tweetib, mida Trump ütleb. Kui teil seda ette ei tea, siis põhimõtteliselt krüptoga teenivad need, kes teavad, mida Trump ette ütleb homme, ehk siis need, kellel on siseinfo. Someone's finally done it. Using AI, we can now find projects before they trend. I'm one of the only people in the world who has access to this tool. Nii, ja siin tuleb kohe loogika viga, et kui mul oleks nii-öelda kristallkuul, mis aitab mul turge ette ennustada, siis ma garanteerin teile, et ma räägiks sellest oma võib-olla lähedastele pereliikmele ja 2 parimale sõbrantsile. Aga ma ei läheks TikToki võõrastele rääkima, sest igasugune algoritm töötab ainult siis, kui ta suudab ette ennustada nii-öelda toimuvad. Kui tuhanded ja miljonid inimesed hakkaksid sellist algoritmi kasutama nii-öelda turul kauplemiseks, siis see algoritmi tehniliselt enam ei toimiks. Ehk siis enamik neist skämmidest on just seetõttu ka kahtlased, et kui mul oleks mingi imeline teenimisvõimalus, siis ma läheks ja teeniks. Kui ma teaksin kuskil, kus on põhimõtteliselt 1000% tootlus garanteeritud, siis ma ei läheks internetisest rääkima, ma laenaks raha, topiks sinna sisse kõik, mida ma saan ja teeniks ise seda raha. Aga kuna sellist asja ei eksisteeri, siis muidugi müüakse seda teistele. Okei, need krüptomängud tihti on kas natukene kasiino vaibiga või on muud skämmid. Et kui keegi ütleb teile, et teenige mängides raha, siis küsimus on see, kuidas see, kes selle mängu tegi, teenib. Kui te sellele küsimusele vastata ei oska, siis järelikult ta teenib kuidagi teie pealt. This is how I got ChatGPT to code a trading bot that's over 2,000% profitable. And I'm serious, these stats are insane. First I went to Okei, ma üldse ei vaidle vastu, ChatGPT kirjutab päris korraliku koodi juba, aga põhimõtteliselt mingi trading boti kirjutamine nii-öelda, mis alati võidab. Taaskord, ma ei lähe tehniliselt, aga ta üritab müüa teile see trading boti. Kui tal see trading bot päriselt töötaks, ta ei viitsiks TikToki videosi teha, vaid ta teeniks seal higi mull otsa ees praegu turgudelt raha. Taaskord, ma meeldib see.
miks ma peaksin uskuma, ma võin ka teha samasuguse video, et ma praegu õpin DaVincit, et näete, 10 000, 20 000, 50 000. Et jaa, et mis need numbrid ütlevad, ta väidab, et ta nii palju teenis TikTok Shopis. Aga kui me vaatame tema labida müüki, labidas on kohal, mida ta siis meile müüb. Vaatame, free guide, kuidas startida. Ja näete, alguses saad tasuta selle guide'i, aga siis, kui sa tahad edukas olla, siis sa pead ostma ka 97 € eest. Et need saladused, kuidas edukas olla. Nii. If I had just 30 days to make $10,000 from my phone, this is exactly what I would do. The first thing I would do is go and create a brand new Instagram account. Most people don't realize how easy it is to make money from social media without being an influencer or having thousands of followers. Next, I would choose a niche. And before Mul on teile challenge, kui te tahate sellisele skämmile minna, et teed tühi Instagrami konto ja siis hakkab meeletult raha tulema, siis minge kirjutage üks blogipostitus kuhugi, kus te näete statistikat, kui palju on külastanud. Ja siis tehke üks olematu või uus Instagrami konto ja püüdke sellele lehele saata 1000 inimest, lihtsalt blogipostitust lugema, mitte isegi ostma midagi. Ja siis, kui te suudate need 1000 inimest saada päevaga sinna, siis ma ütlen, et siis te võite edasi siin seda äriideed, et hakata müüma mingit toodet seal. Aga ma võin öelda, et olles omanud palju kodulehti, siis väga keeruline on 1000 inimest saata isegi kodulehte mingit asja lugema, rääkimata sellest, et nad ostu teeks. Põhimõtteliselt tegin 5 tunniga raamatu ja siis müüsin seda 1000 eest. Ei, raamatumüük on keeruline. Et miks kirjastused on järgmine kord, kui ma plaanin mingit raamatut teha, ma võtan arvatavasti kirjastusappi, sest see turundamine ja kõik see on väga-väga palju, aga taaskord, labidas on kontol olemas. Your silence is my train. Aga Canva tundub väga popkaup, kusjuures Canva on väga hea asi. Ma soovitan, minge õppige, see on taaskord väga abiks asi, aga ärge palun lootke, et te seal rikkaks saate. Lihtsalt, ta on jälle väga hea tööriist igasuguste tööasjade tegemiseks ja see on selle basic digiosa. See video oli minu jaoks kõige lambikam siin, siis põhimõtteliselt ma olen, näed siin miljonäär ja näed, vehklen ja kes kurat seda usub, ausalt. No ma ei saa aru, kui selle ja vaatame, kui palju tal jälgeid on. Tal on 2 miljonit jälget, ma ei saa inimesest aru, sorry, mul on viimasel ajal raskus inimesest. I'm about to tell you the highest paying remote job in 2025. You don't need a degree, you don't need experience, and you don't need to be an influencer to do this. And the best part about it, it takes 15 minutes a day to do, and you can literally balance it with your day job and not get overwhelmed. If you don't believe me, Forbes has named this the top. Nii, vaatame siis Forbes. Vaatame Forbes highest paying remote võtan järgmise. See on küll eelmine, aga nii, ja mis siis on? Vaatame, kus ta on. Nurse Practitioner, Project Manager. Ma ei tea, vaatame, kas ta soovitab meil üheks hakata. Top remote job in 2025, 3 years in a row. Those that don't know me, I help people replace their day jobs with the best remote job of them all. And the most insane part is people are literally making hundreds of pounds daily with it. No, it's not any silly MLM scheme. No, it's not a pyramid scheme. And no, you don't have to steal your neighbor's cat. It's literally an application that you're very, very familiar with called TikTok. The best part about it, it's completely anonymous. That means you don't need to show your face at all. Põhimõtteliselt tema siis õpetab vaatame, mida ta õpetab TikToki kontot looma. Okay, can we stop gatekeeping this? Because this is by far the fastest, most beginner-friendly way to earn 5 to 10K a month. Ja see on ka hästi levinud müügiargument, et mina räägin teile saladuse, mida teised ei räägi teile. Kui keegi ütleb teile, et ma räägin midagi, millest teile ei räägita, siis suure tõenäosusega on tegu skämmiga.
legally from your phone. Don't worry, it's not saturated because there are quite literally millions of products that you can choose from. And actually, most people have the mindset that the only way to be successful is to go to college, get a good job, and clock in every day. So if you are not one of those people, hi, I'm Chelsea. I've made over $200,000 online promoting other companies' digital products, and now I help other people learn how to do the same so that they can escape the rat race too. Here's how to do it without even showing your face. Head over to this website and create a free account. Siin oli see väga lihtne, ta on Unique lehti, kus sa lähed ja siis tema teenib, kui sina sealt teenust hakkad ostma. Taaskord, labidad, müügiks on labidad. You want to know what the most underrated, highest paying side hustle is predicted to be for 2025? I can show you, but first, make sure you like this video and save it so you can find it for later. This side hustle is completely beginner. Ja vaadake, seda on laigitud ja seivitud ikka palju kordi. Seega inimesed on meeleheitel ja püütakse leida asju ja miks mitte, miks selline vanem naisterahvas peaks nüüd kohe nii valetama. Tundub ju täitsa aus tädi. Friendly, you don't have to create a product, you don't have to deal with customer service, and don't worry, it's not oversaturated because only about 1% of your side hustle because I didn't want to work a 9-to-5 anymore. And because of digital and affiliate marketing, I get to spend more time with... Taaskord, nad müüvad sulle kursust, et vaatame, mis temal on, Freedom Biz Life. Nii. Jep, täpselt sama kursus, mis siin mingi aeg edasi oli. Do you want to know what the most underrated and highest Jep. See on see, et kuidas inimesed usuvad, et sa pead tunnikene aega või 5 tundi aega või mis siin iganes on ja hakkad teenima. Ma ei tea. I've tried a lot of side hustles in my life, so... Okei, see tüüp on huvitav. See tüüp jookseb mul kogu aeg igal pool ette ka YouTube'is ja siin TikTokis. Ja põhimõtteliselt ta väidab, et ta on hirmus miljonär, aga ma natukene guugeldasin ja Redditis selgus, et vähemalt need firmad, mida ta oli vist Inglismaal, et omab, siis need kõik on nii-öelda mikroettevõtted, kes ei pea detailset aruannet andma, aga ilmselgelt miljonifirmad ei ole nii mikrod. Ehk siis, aga vanem meesterahvas väidab, et on miljonär ja mida ta siis soovitab? Here's how I'd rate them from worst to best. Number 5, flipping cars. I'd buy them cheap, do them up, drive them to a nicer area and then sell them for a profit. Jaa, selles suhtes, kui sa oled automehaanik, ütlen, pole üldse paha. Mina oleks täiesti lootusetu, mina tean autodest väga vähe, et ma võib-olla arvutitega saaks hakkama, aga auto, aga see on taaskord, aga see oskus, et osata autosi üles töötada, see võtab ju õppimist, see ei ole selline tund. Okei, siis on tal... Number 4, print on demand. It's low risk and has no inventory. I tested this by selling motivational posters on Etsy and it worked. Number 3... Jaa, taaskord, kui sa tahad proovida seda, siis proovi seda print on demandi. Aga ära jumala eest mine ja osta endale 100 või 1000 eurosi maksvat kursust, vaid otsi, YouTube on täis häid õppevideosi, kes ei nõua raha. Et interneti marketing ja kõik see, et ärge hakake maksma, sest need, mis te maksate, see on piks. 3, tutoring. I used to teach people to fly radio-controlled helicopters, but now with the internet, you can teach anyone anything you want. Number 2, drop. Ja koolitused taaskord, kui sul on mingi oskus, miks mitte koolitada. Aga ütleme, et koolita asjadega, millest sul päriselt on pädevus. Shipping. I've had multiple dropshipping stores, and although they take a little time to build up, I've always made a profit. Number 1, reselling. See dropshipping taaskord, kui sa oled hea turundaja ja on, miks mitte. Ja eBay samamoodi muidugi, mis on praegu eBay, Etsy, Amazoniga häda. Kui sa leiab mingi hea toote, mida sa suudad hästi müüa, siis väga kiirelt tehakse sellest 1000 koopiaid ja kõik püüavad seda asja müüa, kuna siin on ka mitmeid soovitusi, et mine vaata, mida müüakse hästi, hakka sama asja müüma. Nii et isegi, kui sa teed midagi unikaalset, on ka neid, kes on teinud ise kujundused asjad ja neid nagu varastatakse. So the fastest way to make $10,000 online is not going to be trading. It's not going to be TikTok shop affiliate. It's not going to be agency, copywriting. All these business models will not get you to 10K a month quickly. I will always say this, it's find a product that solves a problem, build a Shopify store around it, and launch some Facebook ads. If you really want to get specific... Ja Facebook ads, kunagi ta oli odav. Nüüd on see, et juba see, et sa oskaks hästi seadistada Facebook ads kampaani.
see juba nõuab nädalaid ja nädalaid õppimist, sest see ei ole üldse enam nii lihtne, kui nad üritavad näidata. Specific with it, find a product that's doing well on TikTok Shop, rip all the TikTok Shop content. Ehk siis nagu on, näed, otsi toode, mis on populaarne, võta see kasutusele, eemalda eelmisele müüjale viitavad asjad ja and launch that as your Facebook ad. That's the fastest way you can get to 10K a month. Ehk siis jah, et varasta teise loodud sisu ja kasuta seda oma Facebooki adsis. Ehk kui sa ise teed midagi originaalset, siis sellega läheb nii. Kuulge, aga see video on juba päris pikale veninud. Siin oli ka Forex trading ja kõik muu. Aga asja mõte on see, et internetis rahapuid ei ole olemas. Internetis on võimalik raha teenida, aga see võtab tööd, vaeva ja kindlasti ei tule üleöö. Õpi AI-d kasutama, väga hea soovitus. Õpi Canvat kasutama, väga hea soovitus. Tee endale internetiturunduse printsiibid selgeks. Kui sa tahad katseta selle, võta see Printify pood, tee endale pood, vaata, kas oskad turundada. Kui see on suhteliselt null eelarvega või isegi mingi 50-100 euri paned seal kodulehe või midagi alla, võta seda koolitusrahana, mis võib sulle tulu tuua. Aga ära osta neid labidaid ja kaarte, mida nad kõik pakuvad, et osta minu kursus. Sest need kursused, nagu te aru saate, on valmis kirjutatud ChatGPT abiga ja Canvas kujundatud. Ja nende väärtus on ümmargune null. Ükskõik, kas need on noored, vanad, mehed, naised. Kõik ajavad jama. Ma ei võtnud siia eestikeelseid videosi, ma leidsin neid ka, aga ma ei võtnud. Sest tegelikult väga paljud need inimesed on meeleheitel. Sest nad lootsid, et nad leiavad ja nad loodavad, et nad leidsid selle rahapaja. Ja näha on osades videodes, et neil on ka piinlik öelda, kuidas nad seal 10 miljonid on, et minnakse väga kähku üle, et kui ma päriselt teeniks sellise summa, siis ma ütleks seda aeglaselt ja mõnuga. Ehk siis jah, et kui sa, aga miks mitte, mine pane Fiverri, kui sul on mingid oskused, vaata, kas sa leiad sealt tööotsi, väga hea võimalus portfooliot üles ehitada. Ehk siis igasugune side hustle on täiesti okei. Muidugi, kui sa börsil üritad õppida Forexi treidimist, siis ainult nii palju raha, kui sa oled valmis kaotama. Sest aga ära looda üleöö rikkaks saada, sest need inimesed on nii kerge saak igasugustele skämmijatele internetis. Ja lõpuks selle asemel, et teenida 10 000, oled sa aidanud kellelgi teisel teenida see 10 000 kuus. Vot sellised mõtted olid, aga kui sa tahad vastu vaielda ja sa tead, võid väga vabalt panna siia ja öelda, et vot, aga see on aus skämm, et siin pole ühtegi konksu, ma hea meelega analüüsin ja diskuteerin teie ülkas sellel teemal. Ja muidugi oleks väga huvitav teada, et kas sellised TikToki reaktsioonivideod meeldivad, kas neid peaks edaspidi tegema ja sellisel juhul, mis teemal TikToki videod võiks võtta. Ja palun pane videole like. Selleks, et me kõik oleme oma infomulli sees ja mida rohkem inimesi siia videole klikib, ma täiesti teadlikult panin selle päise pildi, et tekitada tunne, et see on taaskord järgmine rikkaks saamise video, kuna need inimesed vajavad kõige rohkem seda infot. Ja uute kohtumisteni!